Uus aeg ja uus võim muutis Eesti maastikupilti üksjagu. Kerkisid linnad, ehitati kirikuid. Ka maanteedel liikusid seninägematud inimesed, rüütlid, rändnäitlejad, kaubitsejad. Kuid kõige tähtsamad olid veeteed, jõed ja mered, mida mööda seilasid uhked laevad, koged. Seetõttu kujunesid suuremateks ja tähtsamateks linnadeks sadamate äärsed kaubalinnad, mis koondusid omavahel Hansaliitu. Eesti linnadest kuulusid Hansaliitu Tallinn, Tartu, Viljandi ja Pärnu. Sadamalinnades kaubeldi erinevate kaupadega. Muist viidi välja, muist kaupu toodi sisse. Eestist välja veetavate kaupade hulgas oli esimesel kohal teravili, aga välja veeti ka kanepist köisi, ehitus- ja hauakive, hülgerasva ja palju muud. Linnad olid piiratud müüridega. Majad asusid tihedalt üksteise kõrval, tänavad olid kitsad, käänulised ja sillutamata. Kõik see, mida majapidamises tarvis ei olnud, heideti tänavale. Linnad ei olnud just kõige puhtamad ja seetõttu linnades levisid kiiresti ka mitmesugused haigused. Neist kõige hirmsam oli mustsurm, katk, mis viis kaasa pahatihti endaga üsna palju linnaelanikest. Suurema osa linnaelanikest moodustasid käsitöölised ja kaupmehed. Vastavalt oma kutsealadele ühinesid nad tsunftidesse või gildidesse. Linna valitses raad. Rae ülesandeks oli jälgida, et linnas oleks kord majas, maksud makstud, võtta vastu uusi linnakodanikke, müntida raha, juhtida kaubandust ja käsitööd, koguda makse, mõista kohut. Öeldi, et linnaõht teeb vabaks. Kuid ainult sellest, et elada linnas 101 päeva ei piisanud, et saada linnakodanikuks. Linnakodanikul pidi kindlasti olema ka kinnisvara. Mida tähendab väljend linnaõht teeb vabaks? See tähendas tollel ajal talupojale seda, et ta pääses mõisa orjusest. Ta ei olnud enam päris ori ja ta võis linnas leida endale sobiva ja meelepärase töö. Küll aga vajas linn pidevalt uusi elanikke, sest epideemiad ja haigused tegid oma töö. Ja sellepärast tahtsid ka talupojad sageli linnakodanikuks saada ja nii mõnelgi korral põgenesid mõisast, et saada linnas parema elujärje peale, leida endale ametikoht. 1535. aastal tappis Riisipere mõisnik von Üksküll oma linna põgenenud ja linnakodanikuks saanud talupoja. Selle eest määras Tallinna raad Üksküllile enne kuulmata karistuse, surma pea maharaidumise läbi. Tallinna külastajatele ja turistidele näidatakse ristiga kivi, kus väidetavalt ka Ükskülli pea olla maha raiutud. Tallinna vanalinn peidab endas arvukalt saladusi. Mõnedes majades kummitab, mõnedes räägitakse mõnest kaupmehe prouast, kes on ennast üles poonud või mõnest mungast, kes on salapärasel viisil otsa saanud. Eesti kirjanik Indrek Hargla on Tallinna legendid ja lood kirjutanud oma kriminaalromaanidesse, kus peategelaseks on apteeker Melchior, kes näeb kõik ja kuuleb kõik, mis vanas Tallinnas sajandeid tagasi sündis.